nagu näete, on jälle käsi kipsis. See on siis mul 9 kuu jooksul 4. murd. 2 operatsiooni paremal ja 1 murd paremal pöidlal ja nüüd vasaku käe väikse sõrme kõrvalt olev luu murdus. Nii et nüüd see on 4. murd 9 kuu jooksul. Aga mis siis juhtus käega? 3 nädalat tagasi Tšitšis pühapäeval läksin rullima, hakkasin paaris jalga võtma, esimene rull kohe. 2 näppu läksid tagurpidi. Mõtlesin, et väänasin välja, aga tegelikult tekkis mõra, ma ei teadnud. Oli küll mega valus, aga mõtlesin, et lihtsalt ongi väänamine, põrutused, savi, trauma. Ei tee röntgenit. Ja siis hoopis nädal hiljem läksin Ringoga lapat lööma ja lõin ise valesti. Polnud käsi täielikult rusikas, kuna näpud olid teibitud ja käsi ei läinud nagu korralt kokku. Ja lõin lahtise käega ja kui lõin lapat, põmm, läks kohe luu siis puruks, sest juba oli mõra all ja see oli viimane hoop luule. Nii et nüüd on olnud 2 nädalat kipsis. Tegelikult ma mõtlesin, ma üldse ei viitsi mõndaga vlooge teha. Aga mõned inimesed küsisid, kus on vloogid, miks ei ole teinud, siis mõtlesin, et siis teeme 1 nädala vloogi jälle, vähe proovime teha. Täna peaks tegema siis 2 röntgeni, eelmine tegime esmaspäeval röntgeni, oli kõik okei. Ei ole luu nihkesse läinud, sest see oli jälle see oht, et kui luu läheb nihkesse, siis võib-olla peab tegema operatsiooni, nii et sellest me vist pääsesime. Nüüd ongi täna on 2 röntgen ja kui see on korras, siis saab hakata juba käsi taluma rohkem põrutust, ehk ma saan hakata 1 käega ja jalgadega lööma lapat ja kotti ja nii edasi. Põhimõtteliselt isegi saan teha nagu kõike, nii kaua kui ma ei vigasta oma kätt või ei tee käele haiget, nii et selle mõttes tuleb olla leidlik, et saaks nüüd trenni teha, kuna suht kopp on ees 2 nädalat, olen teinud ainult põhimõtteliselt kardiot ja jõusaali, nii et väga-väga nüri, aga nüüd oleme tagasi loodetavasti ja saab hakata tegutsema ja siis äkki 3 nädala pealt, see on mingi lootus, et saab kipsi maha, saan ortoosi, mis on ka 2-3 nädalat peal, nii et kõik kokku umbes 6-7 nädalat jama ja ehk siis loodetavasti juuni keskelt saame hakata paugutama ja juuni lõpus peaks olema täiesti vabad käed. Nii et mõnus andmine. Loodetavasti saame nüüd oma vigastusega ühele poole ja saame hakata asju ajama normaalselt. Aga täna on meil füso ja kõigepealt on kiropraktik, siis on füso ja siis lähme röntgenit tegema. Ja hiljem ka muidugi trenni, nii et mõnus easy päev meil täna tulemas. Kehahoolduspäev, self-treatment. 12, 9 kuu jooksul. Ja 9 kuu jooksul ma olen nagu 5 kuud olen umbes taastunud. Siis klassikas, kui võtad, et 4 nädalat on umbes kips peale murdu. Kuna tänane röntgen oli nii hea, et me saame kipsi maha võtta ja panna ortoosi peale, nii et kohe hakkame kipsi lahti lõikama. Ja siis peame suure tõenäosusega pesema kätt mingi 10 korda. Ja siis äkki läheb see jube hais sealt kipsi seest käe küljest ära. Sa võid sidet ikka tõmbama, sa võid ikka. Aneta, võta kokku. Esimene etapp tehtud. Need käärid olid meil super nürid, nendega ei saa midagi lõigata. Pidin küülekääridega lõikama. Õnneks ei jäänud haisema need. Nii hull. Selge maks loov.
ja liigume lõpuks koju. Enda trenn ka tehtud, tegin 7 raundi tööd, liikumist pluss kotti. Tegelikult pidin tegema enda trenni juba enne grupitrenni, aga kahjuks lobisesin telefonis liiga kaua ja ei jõudnud oma trenni ära teha. Aga ei ole hullu, saime tehtud. Nüüd kiirustan ruttu koju, sest et Jete ei ole kõige paremas tujus on Etel, nii et lähen viimasteks minutiteks koju appi, et on Ete natuke kergem oleks, nii palju kui see abiks on. Vood nii. Vood nii. Vahest mõelda seda ka, et kui see jalg jääb teil kinni, ma võin selle jala täiesti välja tuua ja siit tulla. Maasel ma partner hakkab pressima, puldiga kaardi uuesti. Four. Nice. 1, 2. Haapuni ja kea tahapoole põlenud pähe. Vot nii, ilus. Ai, hästi. Asend uuesti. Mitte kõik kohe terav. Mitte kõik terav. Estumis. Tšitš oli good to be back. Tegin nii palju kui sai. Seal tegingi 40 minti, siis teised hakkasid maadlema ja lõpus seal sparrima. Ma esimesel korral kohe ei hakanud kõike kaasa tegema. Nüüd trennid antud, just tegin 2 eratrenni andsin. Hommikul oli 3 tükki. Täna eesmärk on teha 3 korda, siis 20-10 tabatat, 20 sekki töö, 10 sekki paus ja eesmärk on saada vähemalt 60 kalorit per set. Nii et let's go! Vaatame, kas saame tehtud. Kui raske. Esimene tehtud. 2 veel minna. Teine oli veel karmim raisk. Julm. Võtsin peale Assault Bike'i koju minna. Tegin tolmukaga saali ära ja nüüd otsustasin, et pean hakkama riiuleid puhtaks tegema või korda tegema. Täis kaos on siin. Nii et kui oma saal siis ja Taaramaa ära viia. Liiga palju Monsteri purke tekkinud. Keegi on joonud teid liiga palju. Mingi tund aega hiljem arvan. On juba pilt päris ilus. Välja arvatud Torbeku riiul. Seda ma korda ei tee. Selle peab ta ise tegema. Ja siit. Õsh. Woo! Nüüd on see, ja nüüd on sama asja, sa ei tohi siin näed. Ja sa pead nüüd sealt püsti tulema kohe. hästi, kui kohe kukub, Kukub ära, just. Tihti lugu unustatakse pea ära, oled seal nagu pea on saali. Ma saan siit kohe nagu minna. Pea on siin, nüüd lükkad kerged. Tõuseb nad selja külje peale.
nii alumine jalg lükkab just ja tee läheb maha just ja nüüd ongi kõik. Seda tõsta vaata hops, kukun hopsti pihta, hopsti. Lüüjal on ka nii piiratud kohad, kui lüüa selles podistab ja lüüa piiratud kohad. See ei lihtsalt kõige mõttetu piirkond, kuhu lüüa. Aga siin veetakse oma vaata, see on sellist mustpool. See on liiga õhk. Teate, mis kõige mugavam osa selle ortoosi juures on see, kui sa trenni ära teed, täiega lapad peksad, üleni higine oled, siis peale pesu pead seal uuesti peale panema, sest mul ainult üks ortoos. Nii et, aga ei ole hullu. Järgmine nädal vist peab ainult trennis kandma ortoosi ja igapäevaelus ei pea, nii et elab üle selle paar nädalat veel. Tema jalg oleks siin, minu jalg. Jitsu tehtud. Nagu ka teisipäeval, siis täna ka tegin circa 40 minti kaasa ja siis vaatasin natukene maadlusosa pealt ja veits sparri ja siis tulin pessu ja tulin koju ära. Sest et veel sparrida ei julge, sest never know. Sparringus lähevad kõik hoogu ja keegi astub käe peale või mis iganes, nii et natuke riski business. Jäitsik, lepita. Ja ta sööb arbuusi. Aga meie sööme lõunasanetega sushi! Tegin originaalselt, on ta veel ka. See on üle. Tere kõigile, on 16. mai, kell on 12.23 ja Maiki TV alustab. See oli üks maksa intro teile praegu. Aga täna tulemas meil väga tihe päev või juba on tihe päev. Hommikul nagu ikka kell 9 andsin ühe eratrenni. Nüüd kell 11 tegin Rauliga trenni Rauli juures, tema saalis. Rauli väga ägedad masinad, saab teha natuke teistmoodi plahvatust ja igast hüppeid mõõdab ja värgid-särgid. Väga high technology. Et Rauliga trenn üle pika aja jälle ja praegu lähen võtan Oskar Torbeku peale, lähen ruttu kodust läbi, võtan uued riided, värgid-särgid, siis viin autopessu, kus mul auto on lihtsalt nii kaua pesematanud seest ja väljast, et jube, saan selle õnneks puhtaks teha, siis jääb kohe saali Torbeku kaalu võtma, võtame autopesust ja paneme Pärnusse punuma, sest täna õhtul on The Clash 2 kaalumine ja homme on The Clash 2. Oskar Torbek võitleb Karo Kennet Lootuse vastu. Tuleb kindlasti väga hea fight ja ma olen väga kindel, et Torbek on väga heas vormis, ma tean seda. Ja võtame ilusa võidu Pärnust. Ja peale seda hakkame kohe Henri Rohtlaga kommenteerima The Clash 2, nii et väga pisine nädalavahetus ja muidugi täna trenn tehtud, aga homme peab Pärnus ühe trenni tegema. Auto puhastus käes, Torbek auto peal ja ka
Ringo tipp, Shama. Ringol peas uus tutikas 1-2 maksa müts. Come on. Kui sinagi tahad, siis mine 1-2 maks kodulehele ja osta endale. Ära ole laisk, ära ole vaene, osta. Ja nüüd Pärnusse. Pauk promo, muidugi. Ringo, paariboks, õss, chopstiki taustal. Sinu toetaja. Esimene küsimus. Kuidas plaanid sa Karoli vastu oma tempot dikteerida? Esimesest sekundist agressiivselt ja kiirelt peale ja plaanin sellega lõpuni välja purjetada. Okei, kas pigem tehniline või jõuline lähenemine? Tehniline. Selge. Ja mis sind K1 juures kõige rohkem köidab? Matši kiire tempo. Suur tänu. Karol, kui palju? Kaalumine tehtud, poes käidud, Torvak on joonud ja natuke ka söönud. Kaalumine läks ruttu, pressikas, oi, tere! Mingi noormees on bussiga siin ja siis kaalumine läks ruttu. Õnneks seekord ei mõõdetud siru ulatust. Ega keegi näinud ka Hachigamit või Mirajagit. Jokakeeri. Nüüd lähme siis 5 tärni hotelli ööbima. Oleme hostelis. Siit sisse. Wifi on ka. Võite ka sisse logida, ma annan teile koodi. PRS hostel 25 saad sisse logida. Torvek siin, Torvek. Ui. Nii, room tour teile. Maiki TV. WC-pott. Maiki. Duš. Siin saab pesta. 11 või üksinda, pole vahet. Siin. Meie tuba. Torbeku voodi. Minu voodi. Maikidele vusser. Rõdu. Siin naudime hommikul päikse tõusu. Head ilma, pärast saab vihma. Äkki homme parem. Ja varsti lähme sööma. Eelroaks sõime focacciot. Ja nüüd võtsime mõlemad võise juustuburgeri. Trühvlit friikat, aga Torvakaga peab mugima. Esimene emotsioon, maitse ära. Ülihea. Let's go! No nii, Kaur Sibul, räägi Maiki TV-ga. Mu Instagram Sibul Kaur. Ja mis su tulemused on? Mis mu tulemused on? Ma olen see Garantis võitnud ja ma olen Eesti Maite Liiga võitnud. Aga kuhu sa välja jõuad? Kuhu välja joon? Jah? Loorisse. Shama. Igatahes tulime siia koos Kauriga. Võtsin Youngbladiga endaga trenniga. Ui. Mees on valmis. Tulime trenni tegema Invictasse. Teeme kiire kotitrenni. Ringo pidi mu lapet tegema, aga vedas mind alt. Nii et tulime kotti tegema hoopis. Vahepeal käisin ka Günteri juures, tegin fresh cut'i endale. Künts kats. Nii et jaa, aga hakkan paugutama. Või uued püksid või? Kapad laiali. Wolfram hoiata. Kui tegime äärde esimesed, tegime, et ta panigi eeldab sisse ja teistimegi ära nagu. Teeme juurde. Purgis trenn. Kaur, tahad midagi öelda? Ei taha. Kaur ei taha midagi öelda. 1-2 maks ja panen tiimasturi, tuttuued püksid. Wolfram tegi, tuttuued püksid jalas esimest korda. Let's go. Selle kõulasharjutusega tervitaks
Karl Joonatan Kvelli, Johnit, nagu Aleksei Kurdin ütleb, Johnny. Tervitaks Johnit, tema andis mul selle hea kõhulihase harjutuse, nii et tule varsti trenni, Johnny, ära laiskle. Tumm, nüüd koju, ruttu puhkame ja siis juba varsti klassile. Pane vastu mulle selle sama. Round on semi-pros ja päris teravalt alustavad mõlemad mehed. Kui hästi ajastatud haigik Oskari poolt. Hästi ajastatud lugema seda overhandi üritust. Ja lõps. Oskar tabab nüüd ilusti, hea kombo, lõpetab low kick. Ajastab tiipi.